pilved, äike, kõik looduse nähtused, need ei ole looduse nähtused, ma pean teile seda ütlema kahjuks. Sellepärast, et miks on tegelikult äike? See on suur küsimus, mis on meil kõigil kindlasti olnud peaaegu tükk aega. Ma ei ole ainus siin, kes on seda mõelnud, eks ole. Äike tuleb tegelikult selliste tegelastega, ma arvan, et keda te kõik olete juba kuulnud nende kohta, tulnukad. Selles mõttes meil on väga palju asju, miks me arvame, et tulnukad tekitavad äikest, seepärast, et kas me oleme keegi tegelikult kunagi väga lähedalt näinud äikest, kui te olete, siis te magasite samal ajal, vabandust. Tegelikult kõik äikese nii-öelda sisselöömised on siis tulnukate laevad, mis tulevad maale, sellepärast, et inimesi on praegusel hetkel ju üle 8 miljardi juba tekkinud, aga mina mäletan, et viimati oli 7 miljardit. Ega see nii kiiresti ka, see nii kiiresti ju ei muutu, eks ole. Nii et tulnukeid tuleb aina rohkem maale, see on kahjuks, see nii juhtub. Ja peab ka selle ära ütlema, et kõik need pilved, kõik mis juhtub. Me juba mõtlesime pilvede peale, mis te siin räägite, meil on oma arvamus sellest. Sellepärast, et tulnukad tekitavad pilvi efektina, et meie ei saaks teada, kus nad on. Sellepärast meile öeldakse, et puude all ei tohi olla samal ajal, me näeme muidu. Lennukites ei tohi olla äikese tormi ajal, sellepärast, et me näeme muidu. See on suur probleem. Nii et kliima soojenemine on tegelikult sellepärast, et tulnukad tulevad maale ja neil on vaja soojemat kliimat. Sellepärast, et muidu nad ei saa ellu jääda. Ja kogu see muidugi elekter, mida nad kasutavad ära, soojendab ka kõike. See on selline väike probleem, mis meil on. Nafta, see on probleem. Kõik linnud surevad. See kõik tegelikult tekitab meile probleeme, on ju. Aga miks meil siis on see? See ei ole ju meie kasu. Nafta ei ole kunagi meid aidanud tegelikult. Nii et miks see on? See on sellepärast, et tulnukalaevad on tulnud maale ja see on, mis neile alles jäävad. Ja see on nende jääk sellest, kuidas nad jõuavad siia. Ja see suhtes, mida nad sellega teevad, nad lihtsalt viskavad selle ära ja see jääb meile. Nii, siis, nii et kui me juba räägime kõikidest nendest asjadest, siis miks on tsunamid meil? See on see, kui tulnukalaev on langenud vette. Sellepärast, et muud võimalust väga ei ole, ega tuul ei tekita tsunamit. See ei ole loogiline. Ja me peame kõik koos minema ja ütlema kõikidele inimestele, kes me üldse teame, ja kõikidele valitsustele, selleks, et astuda vastu tulnukatele ja jääda ellu, sellepärast, et kõik inimesed vaikselt hävinevad ja kõige suuremas ohus on need inimesed, kes on kliima soojenemisega tegelenud juba tükk aega. Ma tänan. Mõtlesin, et kuidas inimesed neid usuvad ikkagi, aga tuleb välja, et sellepärast. Ja mis meie teooria nimi on? See on tegelik õige vastus. See on tegelik õige vastus. Okei. No vaata, võib öelda, et need tulnukatel on nimed ka. Kõu, Koor, Višnju. Ja neid äikese jumalaid on veel. Nii, aga... Ja siis meil on üks teooria veel. Ja üks teooria veel.